Sõbrad, 18. Piksepini hooaeg saab laupäeval avapaugu ja seekord Luigat ei ole, kuna Luiga on nii väsinud Võrtsjärve Endurost endiselt, et siis ma asendan teda erandkorras seekord ja teen teile raja tutvustusvideo. Start, nagu ikka siit samast. Seda peakorraldaja Urmas ise ütleb, kuidas siit see start meil pihta hakkab, seda näeme laupäeva hommikul ja siit on siis minek. Nagu ikka esimene mägi alla. Nüüd siin on juba kohe alguses on tehtud, et ei tekiks ummikut. On tehtud, võib minna nii paremalt kui vasakult. Ma olen siis praegu vasakult, iga aasta oleme paremat läinud. Aga võib minna mõlemast siit ja siit. Et mõnusalt tõmbab pundi laiali kohe. Hästi ära trimmerdatud ja üle hea minna. Siin samamoodi endiselt on parem ja vasak rada. Ja siin üleval saavad kokku need rajad. Siin samamoodi parem ja vasak, et ruumi on päris palju. Ma lähen siis siit vasakut äärtele. Kiiravad mehed lähevad sealt alt. Et siit saavad siis jälle rajad kokku, et siin on natuke suurem tõus, aga ei midagi hullu, kiiremad saavad siit otse tulla. Siin on veel lindid panemata, et korraldajad teevad. Aga nüüd selle liini alumise lõpus siis vasakule pööre. Hiljem jõuame me siia tagasi kõige ringi lõpus, aga vasak pööre. Ja tähtis on see, et sealt poolt tulles ei lähe liinist teisele poole ja nüüd tagasi minnes ei tule liinist siia poole. Et väga lihtne. Aga rada on ilust ees, et ei teki mingit segadust. Siin on ka kaks varianti, otse või vasakult. Siin samamoodi võib minna nii sinna mäkke või kui sinna keskele. Ma lähen siis nüüd praegu vasakult. Siin üleval saab kokku. Pinnas on küll üli hea, et kuradi sükene heinasambla segu ja ei ole märg, ei. Siin on nüüd mäkke üles ja kurviga paremale alla tagasi. Korraks teise suunda tagasi ja uuesti vasak pööre ja et lahe selline mägine kurvitamine. See on siin sama kõik, mis oli eelmine aasta. Ilusti ära trimmerdatud ja hea mugav lasta. Kes mäletab, siis varsti on soolõik tulemas. Aga see aasta seda sood üldse ei ole, kuna vesi on nii kõrge, nagu igal pool Eestis. Ja see aasta me sohu minema ei pea. Aga kohe ma näitan, kuhu minek on. Nii, otse oli see soo, nagu mäletate. Siia tulevad lindid ette kindlasti. Ja keerame siia paremale üles. Otse sohu ei lähe, seal kasvavad hundinuiad juba. Palk oli ees. Siin nüüd on Chicken Way läheb siit, kes seda ühte suurt palki kardab. Ma lähen
näitan teile selle palgi ette, et ega see ei ole seal midagi suurt, et otse läheb siis üle palgi ja siit samast kõrvad tuleb mööda ilma palgita. Aga mina tulen praegu siis, lähen siit samast otsa üle. Tibe on küll see palk. Chicken Way jõuab siia välja. Natuke kaotud aega, aga mitte palju. Nii, nüüd jõuame siia autoparkla juurde. Siin on toitlustaja, nagu te teate alati. Ja nüüd siia Urmas rääkis, et siin on pealtvaatajate ala. Siin hetkel veel linte pole pandud, siia tuleb mingi natukene pealtvaatajatele mõni palk, et mingi paar S-i tuleb palkidest juurde, aga see pole midagi hullu. Ja siis algab metsalõik. Teada tuntud. Äge nagu ikka karulaane. Mis on ka see aasta on mitmeid uusi kohti, aga sinnani ma jõuan, siis ma räägin teile nendest. Hetkel on veel sama nagu eelmine aasta. Nii, siit on ka, võib minna kahte pidi. Kui keegi ees koperdab, siis saab minna nii vasakult kui parem. Nüüd siin alla minnest tähelepanu keset mäge on kukkunud tuulemurdu. Kes tahab, läheb vasakust, kes tahab paremast. Keskelt on natukene kehva, on nagu liiga kõrge see palk, aga ma lähen praegu näite siit täitsa äärest, et kiirematel klassidel pole hullu, aga algajatega peale mõeldes just. Eelmine aasta me läksime siit sinna alla, nagu mäletate. Kes mäletab muidugi? Mina ei mäletanud ise. Aga see aasta on rajameister teinud raja otse. Siit. Üks mingi väike nott on tee peal. Hea laskumine. Ja nüüd siit läheb üles rada. Kiiremad klassid võivad kohe siit võimalikult vasakust äärest minna, sest lõpus üleval keerab rada vasakule, et aeglasemad klassid lähevad siis siit. Ma lähen ka praegu Chicken Way rada pidi. Näitan, kus see rada läheb. Lõpus jookseb üles vasakule kokku, et kiirem oled, lähed siit hooga üle palgi, oled üleval, aeglasemad lähevad sealt. Tere päike vastu mitte midagi ei näha. See on Chicken Way rada ja jookseb, näete, siin kokku, kuna lint jääb siia poole. Ja läheb siit otsa alla. Sõnajalgade sees ilmselt nad ei jõua seda kõike ära lõigata, et on mõni, võib olla mõni känd või et siis ettevaatust, et jalgu liiga loperdil laiali ei hoia. Siin on ka mingi puu ette pund, kes tahab, läheb ringiga sealt lahjemat pidi ja kes tahab, võib siit otse minna, aga siit otse üle natuke. Vot, ei nii saagi. 4. käik oli sees. Et siis nagu Chicken Way tuleb siit, aga ilmselt see murdub ära varsti see, kui siit veel 10 üle läheb. Aga siin nüüd tähelepanu, ma küsisin ka korraldaja käest, et miks siin niimoodi on tehtud. Siin on siis istikud siinpool ja siinpool ja RMK-ga on tähtis kokkulepe, et neid istikuid ära lõhkuda ei tohi ja ainult kus sõita võib, on siit vahelt. Et eks siis teate, ainult lintide vahelt. RMK tuleb pärast kontrollima, et need istikud kõik terved on.
siin on mingi pool mudane koht mingisugune. Või pigem oli see vesine koht. Siia tuleb ilmselt sissepoole liint ette ja rada läheb siit siia edasi. Kõik eelmise aasta lõik siin maha langenud roikad on siin tee peal. Ja siit läheb üles paremale. Aga see on ka eelmise aasta rada. Siin on mõned kännud selle lõigu peal just on heina sees, et juhul kui neid punaseks ei värvita, siis ette vaadata. Siin on natuke pehmem koht, aga see üks on iga aastas ikka pehmem koht on. Aga seda nii vähe, et mets on suur ja lai, Urmas ütles, et sealt võib sõita igalt poolt. Siin selline äge kuusik kuusiku vahel. Tuleb paremale pööre, lint on ees juba ja alt tuleb üles tagasi järsk pööre vasakule. Aga see on ka olnud eelnevatel aastatel sees, et pinnas on üli hea, et ei tolma ja samas ei ole ka märg. Nii, siin nüüd rajakorraldaja teinud. Kui eelmine aasta tulistasime siit otse alla, siis ette vaatas, kui siit välja tulles. Nüüd on vaja hoida vasakule ja minna läbi palkida, üle palkida. Üks palk, mul on see looks ära ja teine palk. Ja siis veel üks tähelepanek, kui eelmine aasta panime siit otse mäkki ülesse, nüüd kes mäletab, siis nüüd on vasakule minek. Lint on ees. Eelmine aasta läksime sinna, siis nüüd vasakule ülesse siia, et lindist läbi ei sõida. Minu jaoks on see isiklikult nagu uus lõik, see koht siin. Ilusti ära trimmerdatud ja äge lasta. Nii, siin on nüüd üks nagu mäemoodi mägi natukene, kuigi ega siin midagi ei ole. Ma teile näitan, et siis enamus läheb siit otse kindlasti, aga kellel uurima hakkab, siis näete, siit 20 meetrit ja läheb vasakule siia, läheb Chicken Way. Ässad saavad siis otse panna ja kõik, kes tahavad, lähevad siis siit vasakule
ringi ma tulen siis praegu näitan selle Chicken-Way raja ette. Rahulikult esimese käiguga ma arvan, et kuigi ma ütlen ausalt, et otse on lihtsam, et otse hea rehviga ei ole mingit küsimust. Aga kellel aega on, tuleb siit ja saab kindlasti üles. Teised jõuavad siis siia välja ja läheb edasi. Siin on päris äge siuke downhill metsa sees. Mingi palk on ees, kes tahab, läheb sealt vahelt. Siis ei pea seda väikest palki võtma, ma olen siit otsa, see on nii väike, et aga lihtsalt igaks juhuks ütlen. Nüüd alla ja siit järsk pööre vasakule üles. Urosel olen lint panemata, siia nad ütlesid, et siia üles tuleb lint ära, et siis põhimõtteliselt kollase lindi äärest peab minema ja läheb jälle alla tagasi siit. Päris pikk laskumine siuke. Siit läheb mitu rada alla, et hetkel ma olen nagu paremas ääres ja nüüd siia tuleb ka punane lint ette ja läheb siit järjekordselt üles tagasi. Eelmine aasta nüüd siin puuriti päris palju, aga hetkel küll tundub, et saab igalt poolt siit. Nii väga ma olen praegu nagu keskel. Ei midagi hullu. Siin on iga aasta see üks palk, mis on või laperdama lööda. Nüüd siin on tuulemurd ja mis on kõik rajal sees ja Chicken-Way puudub, aga siin midagi nüüd hullu ka ei ole. 3 rida palke. Loodus on selle meie jaoks pannud siia. Ja siin veel 2 palki. Ei midagi hullu, aga vahva. Siit on siukene järsk allaminek. Opa. Päris lainesse läinud siin see kõva pinnase lõik. Siin on puu päris madal, et pead ära ei löö. Siin samamoodi. Siin on mingi vesine koht, et saab siit paremast äärest minna. Ja ega enam palju polegi jäänud. Vast üks kilomeeter või. Nüüd jõudsimegi siia liini alla tagasi. Kõige tagumisse nurka. Ja siit läheme otse metsa sisse. Siia tuleb ka lint ette. Siin on mingi palgid ees, mõned.
siin on nüüd isegi võimalik üle kännu minna, ma proovin ära. Aga lihtsam tundub, et on ikkagi, tulete siit kännu alt. Aga enne korraldaja ütles, et siit on ka lubatud. Aga ma arvan, et see väga lihtne ei ole. Vähemalt mitte kõigile. Nii, siin on nüüd chicken way tehtud, et ma mäletan iga aasta siin ummikud tekivad, et punane läheb siis otse ülesse, üleval saab ka 2 keerata. Ja kes ikkagi siia puurima jääb, siis on siit roheline läheb siit alt. Ma olen ka rohelist pidi, et ma polegi käinud, et vaatame, milline see chicken way on. Et siia on päris pikk ring tehtud sisse, et kindlasti otse võidab kõvasti, aga nii, ma arvan, et siit läheb. Ja läheb siia üles mäe otsa tagasi. Ja kiiremad tulid siis siit. Siin saab uuesti kokku. Ja mõnisada meetrit on finišisse. Võib-olla natuke rohkem tegelikult. Aga igal juhul kohe hakkab ring läbi saama. Siin on ka nüüd väike muutus, et siit see on uus võiks siia paremale. Eelmine aasta läks sealt alt, aga praegu siit ülevalt. Välki veel. Ja nüüd siin on tehtud nagu looklevalt seda rada, et ei ole otse sirge, vaid on nüüd käib 3 korda metsas, essitab sinna lõpus. Siis jälle metsa. Ja jälle vasakule üles. Siit läheb siia. Kuskil on meil korraldaja otse eetris, saab teile paar sõna öelda. Oled eetris, ütle midagi. Mis siin ikka öelda? Tulge kõik laupäeval sõitma. Rada on sigavinge, järjest paremaks läheb iga aastaga. Nii et tulge nautige. Selge, meie läheme edasi. Nii, enne lõppu veel on 2 palgijurekat. Ja nüüd lõpus ma sain aru, et on selline lahendus. Kõik tulevad siit, siia alla ja nüüd boks tuleb meil siia. Boks, kes tahab, läheb siia otse boksi, kes ei taha, läheb siit uuele ringile ja jõuame siia kohe finiši juurde välja. Ma oletan, et siit läheb see rada. Poisid ütlesid, need trimmerdamata veel. Ja finiši koht siin, õigemini stardikoht ja siit uus ring. Selline see tuleb siis Piksepini 18. hooaja esimene etapp ja laupäeval näeme Rega Karenast.